Nüüd, kus see kupee projekt sai valmis, saame siis hakata seda 2.7 siin ette valmistama. Esimene asi olekski hakata tihendeid vahetama, aga selleks tuleks see automaadi O-ratas veel siit küljest ära võtta, siis saab ta pukki panna. Ehk siis esimese asjana alustab siis sellest. Ühe turbo oleme siis juba küljest ära võtnud. See turbo oli sees täiesti sodi. Nüüd võtame kohe teise ära. Neid torusid oli mõnus lahti nikerdada. Eriti täpselt ei mäletanud enam. Nagu ma näen, siin on tegelikult üks veel kinni. Kohe keerame sellega lahti. Põhimõtteliselt kõik need aakumvoolikud värgid siin on veits ära küpsend. See teine turbo, mis täitsa sodi on, seal oli wastegate'i külge minev voolik katki, siis pole ime, et see asi lihtsalt overboostis meelestult. Ja sinna see turbo südamik suri. Aga narrega saaks palju kiiremini, aga ma võtan ta kohe ära ja siis on see asi tehtud siin. Nii, aga käes. Teises garaažis siis lõpetasime selle tihendi paigalduse ära. Nüüd on kupeega läinud. Nüüd saame mootori keset tuba panna ja hakata sellega siis siin toimetama. Et ilusti algosadeks tõmmata siit, et tihendid saaks kõik ära vahetada. Praegu siin see tagant see otsakaan, see on siis puhtaks pestud ja uue tihendiga kokku tagasi pandud. Ja see vändasimmer ka. Vahelt natuke paistab midagi. Aga siit hakkame siis edasi lahti võtma neid klapikambri kaaned, sisselaske kollektor, karter alt ära. Siin ikka jagub neid rakaseid asju, et siis veel jah, siit see eest otsakaan, selle tihend tahan ka ära vahetada. Ehk siis see käbipolt ka lahti, see läheb uus pärast. Ja hammasrihm läheb ka lõpuks uus. Aga hakkame kuskilt maalt edasi tegema. Vahepeal oleme siis mõned jupid küljest ära keeranud, õli väljas. Siin oleme siis karteri põhja sees. Mis me siin huvitavalt näeme, on see, et siin on ennem silikoniga mõnusalt hullatud. Siuke sodi ei tohiks siin sõelas kindlasti olla. Ühesõnaga, kui ma oleks selle lihtsalt peale släppinud, siis väga kaugele selle asjaga ei oleks purjetanud. Selles mõttes ongi hea alati siuksed pikalt seisnud või tundmatu päritoluga mootorid lahti võtta. Kõik üle käia, siis tead, et kestab ka, mitte ei ole ainult remondirõõm. Aga egas midagi, võtame siit edasi, küljest ära, puhastame ära. Selle vahekarteri ka veel ära. Ja siis asume ülemise otsa kallale. Vahepeal on siis ülejäänud karter ka maas, lapikambrid maas. Siin sees on keegi silikoniga elanud, see enamus läbu on koristatud. Et siit tuleb natuke veel küürida. Enne seda võtame veel kollektori maha. Ja kollektori alt veel selle karteri tuulutuse ka, et kohe varsti näitame, mis põnevad seal sees ka on. Siit on puhastatud ka, sest seda oleks nagu narr loota, et kui sa selle kollektori ära võtad, siin tootab nii puhas vaatepilt. Tavaliselt siin on lihtsalt sitamägi ja ujub jahutusvedelikust ja nii edasi. Et see on juba natuke puhastatud. Siit selle kaane võtame veel ära, siin all on õliklapid, tagasivooluomad. Midagi taolist nagu 1.8, aga ma näitan neid ka lähemalt, siis ma räägin neist natuke rohkem. Aga niimoodi näeb siis juba välja siuke paljaks roogitud 2.7, aga siit me lähme veel natukene sügavamale. Pluss siis veel hammasrihmi asjad ka veel eest minema. Vahepeal on siit keskelt siis see kaan ära võetud, siin all on näha, et keegi vist isegi on äkki vahetanud neid. Sest tavaliselt need klapid on süsimustad, et need on kuldsed hetkel. Et ilmselt mingil ajahetkel vist on isegi keegi neid vahetanud.
aga mida huvitavat ma näidata tahtsin on see, et see hammasrihma pinguti, see sama jupp siin, see on siuke kallim jupp, tavaliselt keegi ei raatsi seda vahetada. Siin on isegi veel audirõngastega see, aga see konkreetne jupp on perses. Et põhimõtteliselt peaks olema see nii, et see silikonpinguti kogu aeg lükkab seda hoobasid eemale. Aga kui ma selle praegu keeran lõppu, ma ei hoia käega kinni, mu käsi on siin, teine käsi on ka siin ja see vend lihtsalt seisab siin, keegi ei hoia kangist kinni ja see peaks tegelikult tagasi suruma, aga hetkel on see kõik nii lõdva, et ma võin seda rihma lihtsalt lambist maha võtta. Ühesõnaga see jupp on perses, et see tuleb kindlasti uus panna. Kui ma enne tegelikult rakisega kontrollisin, siis ajastus oli ka veidi mööda, nii et ilmselt see sama jupi fail selgitabki seda, et miks ajastus veidi ka mööda oli. Aga noh, nüüd on vähemasti teada, mis viga oli, et paneme selle jupi kõik uue ja saab hea. Oleme nüüd keskelt kõik paljaks võtnud, tegelikult siin on juppe rohkem. Ma võtsin kõik vanad asjad ära juba. Et siin on siuke õli jaotussüsteem. Siia ma panin uued rõngad juba. Vanad olid juba plastmassid. See vahetasin juba välja. Need lähevad üsna lihtsalt tagasi, neil on konkreetne koht. Nii siit läbi lähevad banjo-poldid, need ma panen ka kohe, aga millest ma ennem rääkida tahtsin, olid need õlisurveklapid. Et see sama asi, mis 1.8 on siis õlifiltri jala sees, siin on 2 tükki, mõlema plokikaane jaoks siis üks. Et idee on sama, et põhimõtteliselt siis, kui see on tuksis, siis külmkäivitusel ta hakkab kõrisema. Et kui juba kõik nii lahti on, tuleb need kindlasti uued panna. Et mingi hetk, kui me seda valget 2.7 ehitasime, sai ainult originaalne, mis oli umbes 50 € tükk. Aga kuna see on siuke talvepiiteri projekt, siis siia me võtsime B-osad, mis olid umbes 11 € tükk. Et tänapäeval on alternatiive ka, et saab ka soodsamalt läbi ajana. Siia rõngale ma panen ka kohe määret ja siis ma topin nad siia pesadesse paika. Mekaanik. Ülevalt on siis keskmine osa kokku saanud. Vahepeal võtsime veepumba ka eest ära. Veepump on alles 2015 aasta vahetatud. See küll tundub tänaseks päevaks 9 aastat tagasi, aga see auto on 2018 aastast saati seisnud. Et see 3 aastat vana veepump oli nüüd. See oli korralik raudlabadega. Seespoolt näeb välja alles täiesti uus. Mingid loksega asju ei ole. Siia peame vist uue tihendi vahele. Ja teiseks tuli see veepump ära võtta, et selle veetoru saaks siia tagasi panna, kus on ka siis roolivõimba toru küljes. Et keegi vist, kes on kunagi vahetanud, on pannud enne veepumba ja pärast on hakanud toru panema ja avastanud, et siis see ei mahu siia vahele enam. Sest veepumbal on korpus niimoodi, et see katab selle pool toru kinni siit. Ja lihtsalt see roolivõimba toru oli siit maha löödud ja pandud siit üle lihtsalt mingi kummivoolik, mingi šlong rippus lihtsalt ja suht kole ja rõve. Aga sealt väljamaalt rrr.lt lehelt sain originaaltoru, et siis see originaaltoru kord siin taastatud. Nüüd saame kõik panna nii kokku nagu tehase poolt, ehk siis läheb pump tagasi. Siin on ilusti see ots, mis läheb roolivõimba pumba külge ja kõik saab nii nagu olema peab. Vahepeal on saabunud järgmine päev. Värvisin siis klapikambrikaaned ja sisselasku kollektori ära. Seekord valisime musta värvi. Tahame lõdvikut panna kunagi teist värvi, siis annab siukse vähe parema kontrasti. Sellepärast seekord siis siuke läiki must. Aga lähme vaatame, kuhu maani me siis mootoriga oleme jõudnud. Mootor on siis ikka puhkis.
aga karter oli juba all tagasi, otsakaan on küljes. Viimane kaader oligi siin sellest roolivõimu pumba paigaldusest vist. Ülevalt on ka õhuga lastud ära. Kõik see sodi, mis siit vahepeal paistis, vahepeal sai kruvikaga nokitud. Aga ennem ei hakanud ära laskma, kui see kaan kinni oli. Nii, olen jõudnud siis panna jahuti tagasi. Panin veetoru tagasi. Siis nüüd võiks õlifiltri ka panna. Panin siia törtsu õli ka näpuga laiali. Siis saab järgmine kord filtri lahti ka. Nüüd oleme jõudnud siis selle käbi paigalduseni. Selle puhul oluline on jälgida, et siin see kiilu koht oleks sees korras. Neil kipuvad need ära minema. Aga kuna sellega on kõik okei, siis see läheb tagasi. Panen ta praegu siia korra. Siis ma näitan, miks seda polti peab vahetama. Vasakus käes on siis uus, paremas on vana. Tunduvad üsna ühesugused. Aga kui me nüüd pikkused üle mõõdame, siis see oli 112,5 ja selle pikkus on 111,5. See tähendab, et see polt on tervelt millimeetri veninud. Et need ongi nii-öelda venivad poldid, ühekordne kasutus. Et neid ei tohi tagasi panna, sest muidu lihtsalt sa keerad selle pooleks või see otsustab ise ühelt maalt, et talle aitab ja pooldub. Ehk siis selle paneme vanarõua kasti ja see läheb siis külge. Nüüdseks olen juba enamuse ära komplekteerinud. Vahepeal vahetasin ketipinguti tihendid ära. Siinpool läksid ainult uued tihendid, tallad jäid vanad, kõik oli muidu okei. Ja siin teiselt pool, siia ma panin uued tallad, sest siinpool oli kunagi kett käinud vasta kaant. Kaane peal olid ketijäljed, aga samas siin mingit metallipuru ega midagi sükest ei olnud, et see võib olla ka kunagi varem on juhtunud midagi. Aga nendel taldadel olid jäljed sees, ma vahetasin nad välja. Et iseenesest pinguti oli korras. Nii. Siin on natuke näha ka, et need kollektorid ja asjad, mis me värvisime, kollektori panin tagasi juba. Nüüdseks ma panin hammasrihma peale. Et siia panin ka siis uue selle silikonpinguti, pingutusrull, jooksurull, veepump, nagu ma ütlesin, jäi see, mis ennem oli. Ja see käbipolt seal keerasin ka kinni, see oli 200 Newtonit ja pluss 2 × 90 kraadi, et seda tuli päris 2-meetrise toru keerata, et muidu ma ei jõudnud. Ma olen tegelikult mootori juba 2 korda läbi ka keeranud. Kõik ajastus on paigas. Ma juba alumise tööriista Ventwelli oma võtsin ära. See käib seal külje peal on siuke auk. See must seal. Ei, mitte see esimene, vaid see tagumine. See esimene siin on tefa. Aga nüüd ongi mul see jäänud ära võtta. Nüüd ma panen hammasrihma katted tagasi. Ja siis ma saan selle lammerihma rattaga siia otsa tagasi panna. Vaatame korra üle kõik märgid veel. Siit on ilusti ajastus ideaalne. Siit samuti see sälk seal sees. Ja siit poolt kusjuures ongi alati nagu üle see valge marker on mul lihtsalt siia tehtud, et mul endal on lihtsam lugeda. Et siin on 16 lüli peab olema. Ja 16 lüli peab see olema kahe selle nukamärgi vahet.
ja siinpool samamoodi on ilusti esimene märk paigas ja teine märk on siin. Ja siin on samamoodi 16 lüli. Nüüd on see osa paigas. Nüüd ma saan ka klapikambri kaanetihendid panna. Need klapikambrid ise ka külge. Aga võib-olla siinkohal siis selle episoodiga lõpetakski. Et järgmine kord jääb siis veel klapikambri kaanet panna, küünlad vahetada, siis jahutustempandurit ja tihendid tahtsin ka uued panna. Need mõlemad andurid tõmban korra pesadest välja. Panen uued tihendid ja splindid. Lisaks ma veel avastasin, et mul on siin üks jahutushoolik katki. Huvitav oli see, et kui mul see auto töötas prooviks, siis ma ei pannud seda tähele. Aga ma proovin video peale ka saada. Et siin on voolikus on lõhe sees, siit algul tuli mullikesi ka. Aga õnneks mul neid 2-7 juppe jääb. Leidsin varudest täpselt ühe toru sama. See on ilusti korras. Selle vahetan ka ümber. Ja siis juba tulekski turbode sisud ka paika panna. Need mul hetkel tellitud. Tulevad Prantsusmaalt. Ma loodaks, et kohale ka tulevad. Et siis järgmine kord panemegi turbosisud paika, turbod külge ja siis ongi kogu see pakett siin Pukis valmis ehitatud ja sealt edasi tuleks ta siis auto külge panna.